Tere tulemast kuulama Vihuri Agri Targatehnika kodu uut episoodi, kus me siis lahkame lähemalt sellise huvitava masina Ville ajalugu ja üleüldse räägime lähemalt siis Villest ja siis Ville tootjast Vilakonest. Et mina olen Janno Broberg, Vihuri Agri Ville tootejuht ja minuga koos otse Soomest, otse laevalt Vilakone ehk Ville varuosa siis pealik ehk siis kõige tähtsam inimene üldse, kes siis toimetab üle maailma globaalselt Ville varuosasid. Tere tulemast, Rauno Kivine! Suured tänud suurepärase sissejuhatuse eest, et tervist kuulajatele! Et Rauno, et nagu juba siin klassikud ongi öelnud, et igal pool on ikka eestlased ees, et suur üllatus oli ka meile, kui Villega alustasime, et leidsime eest sellise toreda tegelase nagu sina seal Ville tehases. Et äkki sa räägid mõne sõnaga, et millal ja kuidas sa üldse sattusid sinna tehasesse tööle ja mida oled sa seal selle aja jooksul teinud? Kui päris algusest alustada, et mul oli kunagi kindel plaan peale 9. klassi välismaale tööle minna ja Soomes oli siuke Loimaal selline kool, kus mind võeti kohe otse vastu sinna, et isegi kui ma soome keelt ei oskanud, et seal ma sain kohe alustada õpingutega ja sain sealt ühikast elukoha endale ja seal ma vaikselt hakkasin koolis käima ja see oli umbes 2000, no mitte umbes, et oligi 2003, kui algas siis kutsekool, 2004-2005 olid esimesed praktikad ja praktika kaudu ma sain siis Vilakonele nii-öelda praktikale. Et sa oled siis Villega seotud olnud juba üle 15 aasta? Jah, et siin vahepeal on ka selliseid seikasid olnud, kui ma olen ka Vilakonelt eemal olnud, et siin olin vahepeal ka Eestis tööl ja ka mujal kohtades, et aga ikkagi kuidagi tuuled on kogu aeg viinud tagasi Loimaale, et selles suhtes on jah, et kooliaeg, kui ma olin seal, ütleme, et 2005-2006, et peale praktikaid, siis ma sain ka võimaluse juba sellel ajal sooritada traktoritele testisõite, et mis olid siis nagu nii-öelda nagu peale tööd sooritatavad tööülesanded, et siis ma testisin neid traktoreid peale kooli ja hommikul jälle kooli ja peale kooli jälle testima ja siis kui kool oli juba mingi hetk läbi siis ma olin ühes teises firmas tööl, aga samas ka ma jätkasin testisõite, et siis ma tegin nagu 2 tööd korraga, et ikkagi peale tööd oli vaja ikka veel minna Villedega sõitma, et selles suhtes on nagu väike tunnetus on olemas selle masina poole peale, jah. Ja oled ka siis erinevaid rolle seal ju täitnud erinevates osakondades lausa, et võiks öelda, et sa oled praktiliselt vist igas Ville tootmisosas nagu isegi seal osaline olnud läbi aja. Kas see on nii? No ja vastab täiesti tõele, et praktika ajal seal sai käidud treimas ja me olime isegi plasmalõikuri peal, tegime seal, ma olen nagu koolituselt, mis ma siis tollel ajal õppisin, seal on CNC treial ja pool keevitaja on nagu amet, mis ma olen siis Loima koolist saanud ja siis sellega kõik seonduvad tööd ma olen teinud ka Vilakonele. Et siis ütleme, et siin kuskil 2006, kui kool oli läbi, vahetasin siis töökohta ja elukohtasid siin ja nüüd praegusel ajal, nüüd ma olen olnud otse umbes 11-12 aastat järjest nüüd siis nagu Vilakonel tööl, et 2010 ma alustasin kabiini poole peal, seal oli just suured tellimused ja siis sai see algus nagu just sellest kabiini poole pealt, et seal ma olin paar aastat ja peale seda avanes võimalus minna siis nagu teise liini peale, et siis ma olin sellises osakonnas, mis viimistleb traktori peale toodangut ja enne klienti, ehk siis tehakse siukene nii-öelda viimane lihv, et kui toodangust masin tuleb liini pealt, siis ta seadistatakse ära, vaadatakse, et kõik rõhud asjad on nii nagu peab, siis on väikene testisõit seal veel ja
siis on puhastused ja teipimised ja viimane lihv ja siis ta läheb õue peale ootama transporti, et jah, et sellise töö nagu loogiline jätk võikski ju tegelikult olla, üks jätkudest võiks ju ollagi tegelikult ka varuosadega tegelemine, et see kindlasti tuleb ju kasuks, kui sa oled seal ise neid juppe külge kruvinud, sa oled lausa raami keevituse või lõikamise faasist juba juures masinal olnud, et see varuosade tundmine kindlasti sinu puhul on ikkagi päris ideaali lähedane, et tunned kohe masinal kohe kaugelt vaadates ära, kus riiulil sul asub mingisugune detail ja mis tema tugevused ja nõrkused siis võiksid nagu olla. No et selles suhtes kindlasti nagu teadmisi on nii nagu asukohtade poole pealt kui ka nagu traktorist iseendalt, sest põhimõte on neil nagu suhteliselt sarnane, et vahet ei ole, et millise mudeliga siin tegu on, et muidugi kui praegu läheks nagu sügavamale sellesse teemasse, siis igast mudelist on võimalik siin rääkida, et päris palju, aga selle minu rollide juurde veel korraks tagasi minna, seal Vilakones siis peale seda viimistlust mul avanes nagu, mida ma ise olen mõtlenud siiamaani, et on nagu äärmiselt huvitav olnud, oli siis, kui tuli täiesti uus mudel 265, ehk siis kõige väiksem Ville mudel, mis oli sellel ajal. Ja seal oli valmis nagu prototüüp ja prototüüp oli vaja siis nagu tootmisse aidata. Ehk siis me tegime esimese nullseeria, mis koosnes 5 traktorist ja minu ülesanne oli siis see traktor nagu täiesti nullist üksi kokku panna, niimoodi, et mulle toodi nagu raamid sinna kohale. Ise ma vaatasin siis nagu muidugi inseneridega koostöös seal, et millised jupid kus kohast, samal ajal vaatasime ka ja kontrollisime, et varuosa raamatud ja kataloogid oleks nagu korras. Ja siis ma ehitasin nagu liini selle sama traktori ümber, samal ajal, kui seda traktorit ehitasin. Ja siis, kui nagu viimases punktis see traktor valmis ja kokku sai pandud, siis sinna õlid ja diislit sisse pandud ja siis, kui seda võtit annad ja paugust käima läheb, et see on nagu kiftna. Kindlasti see on väga eriline kogemus, et ega paljud sellist tööd ikkagi teinud ei ole oma elus, ma kardan. No, eks kindlasti on, aga mul on lihtsalt nagu selles suhtes vedanud jah, et ma olen nagu suutnud ja olen saanud neid võimalusi erinevaid ülesandeid seal täita, ja siis nüüd viimasena nagu ongi siis see varuosade teema, et ma siin proovisin meelde tuletada, et kui kaua ma varuosadega tegelenud olen, siis ka aastal 2014 siis tegelikult juba sellest ajast ma olen nagu olnud varuosa müügis. Ja siis nii-öelda nagu täieliku vastutuse ma olen saanud siis 2020, et kohe siis nagu 2 aastat. Aga ehk sa oskaksid mõne sõnaga täiesti võhikule nagu üldse ütelda, et mis see Ville üldse on ja millal teda tegema hakati ja miks see Ville üldse, miks ta on nagu eriline? Sina üldse ütled tema kohta traktor, meie traktoriks teda päris ei pea anda nagu kommunaalmasin, äkki sa kommenteerid natuke seda lühidalt ajalugu ja saamislugu või nii ütleme siis? No ma arvan, et võib-olla kuulajatel oleks võib-olla kõige mõistlikum kui alustada nagu täiesti algusest, et enne kui see sama tehas, kus ka teie olete käinud, et seal see asi algust ei ole saanud, et see on nagu veel palju väiksem nagu võib isegi öelda garaaž, et eks ole, kus kohast kõik on alguse saanud, aga see oli siis umbes kuskil 50ndate keskel, ma arvan, et siuke koht kui Hintsala, et seal oli siis tehti natukene metallialaseid töid ja seda nagu siis kõige tähtsamat rolli sellesse siis mängis Vilho Langinen, keda peetaksegi siis, tema on tegelikult selle kõik alustanud, et algselt, kui neil oli seal metallitöid ja muid värke, siis nad hakkasid tegema esilaadureid traktoritele. Et algselt olid nad siis Vilske märgi all, lõpuks Valtra veelid ja neid on samamoodi, et suurushulgad ja tugevus ja võimsused on neil nagu, skaala on suur. Et neid oli samamoodi päris paljutele erinevatele mudelitele saada sellel ajal. Aga põhimõtteliselt selle Ville teema on alganud siis kuskil 80ndate alguses. Et
Vilhol oli täiesti selge visioon, et on vaja saada nagu natukene parem viis tänava koristamise jaoks, et sellel ajal on palju olnud just traktorite ja esilaaduritega see asi käis. Nendel oli selge ülevaade, et mida vaja on, et millist värki nagu tahetakse ja kusjuures siis Helsingi linnaga on alustatud seesama nii-öelda mõtteteoks tegemine, et kui teeks nagu täiesti kommunikaalmasinaid. Ja 83 siis oligi esimene Ville nii-öelda siis sündeks. Ja peale 83-ndat siis ütleme, et siin 90-ndate algusesse, et esimesed masinad muidugi siis läksid Soome kogu aeg ja 80-ndate lõpus 89 aastaarvud, siin võid natukene visata, aga oli Rootsi müük, avanes. Esimesel aastal Rootsisse müüdi 83 villet ja järgmisel aastal juba üle 100, et mis on nagu päris korralik kasv, et sellega siis sellel ajal läks ka nii-öelda nagu Norra, Rootsi, Norra, Taani, kõik sellised. Ma veel vahemärkusena ütleks, et ka Ville tehases käies siis oli seal üks esimestest masinatest seal seisis väljas ka ja pildi peal ka näha. Et see on tegelikult päris muljet avaldav, et kui vähe suures plaanis on see disain on muutunud tegelikult, et see Vilho järelikult ikkagi kohe tabas nagu naelapea pihta seal 80-ndatel. Et see on üldse see tehase algatus on nagu tegelikult päris huvitav, et alustati siis lisaseadmete ja esilaadurite tootmisest ja sealt sinna külge siis tekitati masin. Et vägagi võiks öelda, et unikaalne algus tegelikult. No kui nüüd tegelikult järgi mõelda seda, et milline on Ville tänapäeval ja millistele asjadele on nagu rõhku pandud ja nüüd kui nagu mõelda jälle täiesti algusesse 80-ndatesse, siis oli selge visioon, et mida tahetakse, mida soovitakse. Ja on olemas nagu masin, millega suudetakse tõeliselt hästi teha seda tööd, milleks ta on mõeldud. Ja nüüd siis muidugi aastate käigus on seda kõike kogu aeg arendatud, et lisaseadmete valik on ikka meeletu tegelikult, mis sinna saab ette, peale ja taha panna, et selles suhtes. Jah, loomulikult, aga üldkontseptsioon on siiski vägagi sarnane sellele originaalsele Villele, mis kunagi 83-ndal välja tuli. Ja kui seda ajalugu nüüd natukene jälle edasi vaadata, et siis kui 80-ndatel, 90-ndatel on siis Soome lisaks ka Rootsi ja Norra avastatud, siis Eestisse on näiteks aastal 97 toodud esimene Ville, 445, millel oli näiteks istmesoojendus sellel ajal, ja sellest ajast siis kuni siis tänapäevan, et kogu aeg siin numbrid ainult suurenevad, Et ennist sa korra mainisid ka neid erinevaid lisaseadmeid Villedele ja kuna üldse ju siin saime teada, et Ville algus oligi, võiks öelda, et lisaseadmed, laadurid, sellised teemad, et siis Ville valmistab päris palju lisaseadmeid ise. Aga mingisuguseid lisaseadmeid ise ka ei valmista, et nagu ostetakse kuskilt sisse, et oskad sa lühidalt üldiselt seletada, et mis põhjusel see niimoodi on ja mis asju siis nagu Ville ise valmistab? No põhimõtteliselt ma ise liigitaks võib-olla, et isegi 2 erinevasse gruppi need lisaseadmed. Et ühed on siis sellised, mis on nagu nii-öelda suure volüümiga ja teised on siis nii-öelda nagu spetsiaalsed. Ja kui nüüd siis näiteks räägi lühidalt, mis on nagu suure volüümiga, siis on just lumekopad, näiteks siis seal olid trummelharjad, koguvad harjad, siis sellised, mis on nagu, ütleme nii, et lihtsamad. Ja mida palju müüakse siis? Täpselt. Ja spetsiaalsemad siis on nagu jälle tõsteplatvormid, mis on ka tõsteplatvormidel on päris pikk ajalugu, et see on nagu suhteliselt huvitav teema nagu omaette juba, aga ja muidugi spetsiaalsete alla mina liigitakski näiteks jäätõrje pritsid ja ka näiteks lehekogurid, et need on kõik siuksed natukene
natukene suuremad. Aga põhimõtteliselt jälle, kui nagu mõelda kui villet, siis ta on nagu äärmiselt mitmekülgne. Et lisaseadmete valmistajaid on ka peale meie tohutult palju ja tegelikult villele sobivad nagu ükskõik millise valmistaja tooted. Ja kindlasti siin on ka vahetevahel selliseid olukordasid, kui klient teab täpselt, mis tal on nagu vaja ja kui meie valikust sellist ei leia, siis kindel see, et me nagu suudame selle leida, sest neid on turul olemas. Jah, just, et eks see nii on, et ega tootjal ju polegi ju võimalik kõike ju toota, sest ikka mingisugust spetsiaalagregaati toodab keegi, tõenäoliselt on ta kvaliteedilt parem ja sul see nii-öelda see arendamiskulud ja asjad ei tasus ära, et kui need ühikud ei ületa seda kriitilist piiri, mis on see tasuvuspiiriks. Täpselt. Jah, et seal nende lisaseadmete osa pealt on just, et siin mõningad kliendid teavad täpselt, et mida on vaja ja Villel on nagu niiviisi, et sa võid sinna ette panna selle lumekopa peale soolapritsi ja taha veel riputada siis trummelharja näiteks, et meil on selline klient Põhja-Ameerikas näiteks, kellel just tellisidki meilt nagu täpselt teatud spetsidega traktorid koos lisaseadmetega teatud töö jaoks. Et siin on nagu kõik terviklik komplekt. Aga Rauno, teeksime äkki väikse pausi praegult ja tuleme hiljem siis juba järgmiste teemadega edasi. Teeme nii. Nii, tere tulemast tagasi kuulama. Ja siis eelneva teema lisaseadmete jätkuks, et Ville on ka tuntud selliste huvitavate lisade poolest ja meil siin oli ka hiljuti oli siis suur hange ja hanke üks tingimus oli näiteks masinatel oleksid peal alkolukud ja siis isegi seda lausa oli võimalik Ville tehasest tellida. Et lisaks kõigele muule. Et Rauno, ega sul on ka vist mõningaid häid näiteid Ville sellistest erilahendustest ja läbi aastate või ajaloo siis? Jaa, et igast huvitavaid lahendusi on läbi jooksnud seal, et alkolukud on kindlasti nagu tänapäevane värk, et neid ei lähe ainuüksi siin Eestisse, et neid kasutatakse ka igal pool mujal, aga kindlasti kui lisaseadmetest ja üldse sellistest erinevatest võimalustest natukene rääkida, siis Ville ja Vilagone on just olnud nagu läbi aegade äärmiselt vastuvõtlik just nii-öelda nagu kliendi soovidele. Et ma isegi mäletan sellist tellimust, kui läks Norra kaevandusse 855C, millel oli raami ümber tehtud veel topelt raam, siis nagu lihtsalt, et kindlustada seda, et operaatoril oleks võimalikult turvaline ja ka masin peaks kauem vastu, et kui seal vastu seinasid sõidetakse või seal midagi peale kukub, et need on nagu sellised huvitavad seegad, et Ville, teil on muidugi niisamagi, et kui on nagu vaja, teda saab üles kõrgemaks muuta ja kui on soovi, siis saab ka madalamaks muuta, et erinevaid võimalusi on nagu palju. Jah, just ja mis meiega oma lühikese Ville ajaloo jooksul oleme täheldanud on, et saab erinevaid hydraulika jahuteid, erinevaid hydraulika soojendeid, mida iganes vaja on, et täpselt kliendi vajadustest lähtuvalt, sest mõni klient rohkem on keskendunud näiteks ju talvetöödele, mõni võib-olla rohkem suvetöödele, et seal ongi erinevad probleemid, mis tuleb lahendada. No sellega on ka muidugi hästi suurt rolli mängib ka nagu järelturg, et kui siin näiteks klient ostab vanema Ville ja siin lõhub terve talv otsa kõvasti tööd, lükkab lund, eks ole, ja kui on seal vaja mingisugust lisaseadet juurde näiteks, mida sellel traktoril ei ole, siis piisab sellest, et välja võtta masina seeria number ja teha kõne siis teile näiteks siia ja esitada soov, et mida vaja on, siis me suudame sellise lisaseadmega nagu vanemale traktorile peale panna, et me otsime välja nagu vajalikud jupid sinna ja paneme süsteemi kokku, saadame selle nagu siis esindusele siia Eestisse edasi ja
ja teie panete selle külge. Nii lihtne see ongi. Et just, ja aga liiguks siis edasi, et Rauno, oskad sa öelda, palju villesid nagu ajaloos üldse on toodetud, palju need näiteks aastas tehakse ja mis mudelid võiksid olla need siis populaarsemad mudelid seal? Ja mis mudelid nagu üldse on? Mudeleid on läbi aastate olnud mitmeid. Ma arvan, et praeguseks, kui kõik mudelid kokku siin arvutada, siis on umbes 8000 ringis. 8000 eri mudeli? Ei, siis 8000 erineva ville, mis on toodetud. See on päris muljetavaldav. Et mudelite poolest, kui rääkida, siis on nii-öelda nagu siis sellised 2 klassi siis, mis on nagu enim müüdumad on 4-5, tähendab 4. seeria ja 6. seeria. Ja see on olnud samamoodi ka läbi aegade. Et siin 90ndate alguses, kui on 445 tulnud, siis järglased on 655, 855, mis on siis nagu lihtsalt klass kõrgemal. Nad on suurema, neil on rohkem jõudu, aga see sama lõige on nagu siis kogu aeg nagu läbi aegad, et see, ma ise arvan just, et see 4. ja 6. klass on siis nagu see kõige parem. Mitte siis nagu parem, aga just see, et mis nagu siis sobib. Ilmselt neid ju toodetakse ka siis rohkem ja müüakse rohkem. Jah, täpselt. Ja kokku on siis praegu 5 eri mudelit eri suurustes siis? Jah, et on 275, 375, 475, 675 ja nüüd siis täiesti uuena, mis siis avalikustatakse täiesti lähiajal, on 875, mis on siis kõige suurem ja see on siis sama nii-öelda see delta klass, et sellega on ka muid nüansse, mis tuleb juurde kogu sellele nii-öelda nagu delta muutusele. Et nüüd on järgmine samm on mis avaldatakse samal ajal, on Ville äpp, et mis on nagu mõeldud siis kõikidele villemeestele ja ka naistele, et selles suhtes, kui on Ville, millega sa teed tööd, sul on kindel nii-öelda nagu oma kontor, et piisab sellest, et kui sa seerianumbri toksid sinna äppi sisse ja sellega avanevad sulle nagu täiesti uued võimalused jälle. Et kas ka siis vanadele masinatele? Ka vanadele masinatele. Et sellega on just niiviisi, et kui sul on vaja kasutusjuhendit või sul on vaja varuosa kataloogi, siis piisab lihtsalt, et sa võtad äppi ja lahti, vaatad, mis seal on ja see aitab ka nagu siis tulevikus varuosade tellimustel. Et kui klient täpselt teab, mida tal on vaja, me suudame seda tarnida palju kiiremini. See tundub küll väga uudis, et seda peab siis laiemalt ka reklaamima, kuna Eestis on ka väga palju vanade villade kliente. Et sellega on kindlasti selline olukord praegu, et see on täiesti uus asi vilakonele ja ka kõikidele meie klientidele, et see avalikustatakse siis nagu esmalt Soomes ja laiendatakse siis ka igale poole mujale. Et mul on olemas telefonis praegu Ville äpp, ma olen selle nüüd siis avanud siia eesti keeles ja ma ulataksin oma telefoni siis nagu Jannole, et vaatame, et mis ta nagu arvab oma nägemisega, et nii, no väljanägemine on igatahes väga ilus. Jaa, tundub mugav, siit on leida kohe, siin on meil üks Ville siin sisestatud, üks 6. seeria. Saab otsida dokumente, kasutusjuhend, varuosade kataloog ja kas kasutusjuhend on ka siis, mis keelne ta meil on? See on inglise keelne vist, jah? Jah, et selles suhtes, et varuosa kataloogid on meil nagu niisamagi universaalses keeles, piltidena. Pildid ja seal on ka siis nagu Soome, Inglise ja Rootsi on nagu põhiline, mis sealt leiab nagu esimese hooga. Ja mis on veel hea, et siin on ühe näpuliigutusega võimalik siis lisada uus Ville, ehk on ka Eestis meil kliente, kellel on tegelikult päris mõnel, siin on isegi kuni 8 Villet ja nii edasi, et on võimalik need siia sisestada. Ja lisaks on võimalik otsida Ville hooldust siin, nagu ma näen siit ilusti kohe. Ja mõned näpuliigutusega on nagu võimalik saada ühendus otse siis nagu kõige lähemale
müügipunktile või esindusele. See on tõesti väga mugav, sest jah, meil kui Ville esindajatel, meil on küll olemas, ma arvan, et enamus klientide Villede seeria numbrid ja mudelid ja margid, aga siiski vähendab ka see meie vaeva, kui klient juba ise teab, mis ta see seeria number on oma päringuga ja kliendil endal on ka hea ülevaatlik toimetada, sest neid vanu Villesid paraku ikkagi palju kliente ise remondib ja hooldab ja mis on ka täiesti normaalne, sest masinad on ka siin juba 30 aastat vanad ja nii edasi, et see nii see käibki see asi. Ei, väga viisakas tundub, jah. Et sellega on täpselt nagu selline nagu üleüldiselt mõeldes siis selle Ville äpiga, kui on uued uudised või mingid sündmused, siis selle kaudu saab ka nendest väga kiiresti teada ja kui siin on vaja mingisuguseid lisaseadmeid, siis sealt need leiab kindlasti üles ja see on ka nagu siis sellel maal, kus seda kasutatakse siis selles keeles, et just, et see on küll väga meeldiv ja üldse see oli meie jaoks väga suur meeldiv üllatus, et Villel ka see töömenüü masinal oli eestikeelne juba, et seda ka ikkagi väga tihti ei näe, ütleme nii. No siis ütleme nii, et kindlasti siin on oma arvamusi jagatud erinevatel olukordadel, et kindlasti kuna meil on turg avatud siia Eestisse, siis ja tänapäeval on igal pool on nutiteemad ja asjad, et selles suhtes inimestele ja ka operaatoritele on vajalik, et selle masina või siis selle tööriista kasutamine oleks võimalikult lihtne. Et samas, siit olekski nüüd hea jätkata just selle sama Delta seeriaga, et mis teema see on ja mismoodi see nagu on, et just, Rauno, et sa oled kohe nagu selgelt nägija, et ma just seda tahtsingi just, et sa räägiksid natukese lähemalt sellest Deltast, sest meie ütleme suuremad austajad ja suuremad Ville austajad Eestis juba on kursis, et on olemas uus 475 Delta ja uus 675 Delta seeria, aga ütleme, et sellised mitte kursis olevad inimesed ja ka võib-olla need fännid vajavad natuke värskendust, et mis see Delta siis seal Ville juures nagu tähendab, et see on täiesti uus nagu märk või lisand tegelikult Ville mudelis? Jah, et tegelikult kui nüüd seda niipidi küsida, siis on tõesti väga hea küsimus, et kuidas seda nagu kõige lihtsamini seletada, siis kui tegemist on nagu ajaloo 4. muutusega ja kui me siis leiame Ville kleepsudest ja märgestusest Delta, siis Delta tähendab ka kreeklaste tähestikus 4. tähte. Mingisugustes teatud kontekstides Delta on muutus ja nüüd kui me siis mõtleme ainult Ville peale, siis millised muudatused võrreldes eelnevate mudelitega on tehtud Villele, siis see hetk ongi nagu see Delta tähendab nagu 4. muudatust ja nüüd siis rõhk on pandud nagu absoluutselt selle operaatorile, ökonoomilisusele, selle masina lihtsusele ja vastupidavus. Jah, ja kasutusmugavus on üks märksõnasid kindlasti selle Delta muutuste juures just. Ja sellega nagu ongi, et ma ise näen, et meie insenerid on nagu äärmiselt head tööd teinud selles suhtes, et sellega on nagu läbi mõeldud nagu põhimõtteliselt kõik detailid viimase vindi peale, et kui siin nagu mõelda just firmat, kes soovib endale Villet soetada, siis sa võid ka nagu meestele võtta mustad, eks ole, ja naistele roosad, et kõik nagu oleneb operaatorist, et kui sulle meeldib teistsugune värvitoon, siis see on nagu võimalik tänapäeval, ja samas ka, kui sa siis mõtled selle masinaga töötamise poole pealt, siis operaatoril on seal hea olla, tal on nagu, ta näeb sealt, mida ta teeb ja ta suudab selle masina nagu seadistada endale sobivaks. Et need ongi need põhilised märksõnad tegelikult selle uue Ville mudeliseeria juures, et just, mis minule endale selle juures väga meeldis, oligi just see seadistamise võimalikkus, ehk sa saad seadistada täpselt oma vajalikud hüdraulika hulgad, kogused, kiirused, näiteks harjatööks, näiteks niitmiseks ja saad need siis
elektrilise joysticku abil ja selle intuitiivse menüü abil siis endale ära salvestada nagu tööprofiiliks ja hiljem lihtsalt vahetad seadet ja vajutad nuppu ja sul on kõik asjad juba paigas, et Täpselt. Sa ei pea ise kruttima seal midagi enam rohkem. Täpselt. Väga mugav. Et ma arvan, et kui sa siin eelnevalt küsisidki, et mis võiks olla nagu nii-öelda see saladus sellel Villel, et mismoodi ta nagu siis ikkagi läbi aegade ta on Põhjamaades on turuliider ja kui seda mõelda, siis Ville on nagu just tehtud nagu selle töö tegemise jaoks, temaga on mõeldud, et temaga pääseb igale poole ligi suured tööseadmetel nagu valikud, siis põhimõtteliselt temaga saab teha ükskõik mida, et millised tööriistad sa leiad ja selga paned talle, siis saab teha. Just. Rauno, ennist sa mainisid näiteks siin Põhja-Ameerika turgu ja me oleme palju rääkinud Põhjamaadest, loomulikult Eestist. Mis on need põhiturud ja kus see Ville on nagu tugev, et kus on, ütleme, et kui öeldakse Ville, et siis ikkagi selle inimesel tuleb kohe ette siis õige asi, mitte mis iganes muu asi võib veel seal kuskil riigis või piirkonnas Ville olla. Ja, et kuna tegemist on ikkagi Soome tootega, et siis Põhjamaad on kindlasti olnud siis nagu algusest peale nagu nii-öelda südame lähedale, aga nüüd siin, kui ikkagi arenguid on toimunud siin nii maailmas ja kui igal pool, et tänapäeval siis meil on edasimüügipunktid Põhjamaade lisaks ka siis Balti riikides, Põhja-Ameerikas. Järgmine samm on kindlasti Kesk-Euroopa, et meil seal mingil määral juba väikest nii-öelda actionit on, aga suund on ikkagi õige. Venemaa on kindlasti äärmiselt huvitav nii-öelda nagu turu osakond, et tänapäeval on meil ka Venemaale sinna avatud kokkupaneku tehas, et mis siis on nagu mõeldud ainuüksi siis Venemaa jaoks, et sealt ei lähe mitte kuhugi mujale, mitte ühtegi toodet, et see on nagu siis lihtsalt mõeldud Venemaale, et seal saaks siis osaleda ka avalikes hangetes ja nii edasi, et selle idee ongi nagu lihtsalt siis traktorid kokku panna, et seal ei toodeta mitte midagi, et seal on lihtsalt pannakse aparaadid kokku ja toimetatakse kliendile. Et Ville siis siuke pikk plaan võiks siis olla ikkagi kasvamine ja ikkagi uusi turgusid hõivata ja, kindlasti. Ja rohkem masinaid veel toota. Jaa, muidugi, siis tegemist on hea aparaadiga, et miks mitte. Et kindlasti meil on nagu pikki kliendi suhteid siis, kes nagu on korra siin Villega sõitnud ja teinud tööd, siis ta jätkab seda, et on mitmeid selliseid kliente, kellel on nagu sa endistki ütlesid, et on mitu Villet ühel. Et ja Vilakone siis, ütleme, asukoht on meie jaoks äärmiselt soodne, et ise käisin nüüd seal, oli see eelmine kuu külastamas Ville tehast ja ütleme, et umbmääraselt selline 2 tunni autosõit siis Helsingi sadamast. Ja. Et mis sa arvad, Rauno, et see kindlasti on selline pigem ikkagi Eesti kliendile on see ikkagi suur eelis, et meil on nii väikse vahemaa tagant masina enda nii-öelda tehas, mitte ei ole mingisugune mis iganes müügipunkt või mis iganes muud. Muidugi, et ma olen seda samamoodi nagu mõelnud kogu aeg niipidi, et tegelikult vahet ei ole, kus kohas see klient on, et kui tal on Ville, siis meie oleme tema jaoks olemas. Vahet ei ole, et kas ta siis on siis Venemaal, Rootsis, Soomes, Eestis, Ameerikas, et tegelikult selles suhtes vahet ei ole, et me proovime olla nagu kliendi jaoks olemas, kui tal on meid vaja. Kui on vaja nagu küsimusi, me oleme selle jaoks olemas. Kui on vaja varuosasid, me toimetame need võimalikult kiiresti, kui on vaja. Ja muidugi siis ka Eesti, see, et ta on siin lähedal, siis see muidugi lisab seda nii-öelda nagu tarneajad on lühikesed ja hinnad poolest ka on siis nagu ei lähe selle transpordi peale siin nii palju raha, kui näiteks siin Venemaa või Ameerika. Ütleme, et väga, väga meeldiv on näha masinatarnete hindasid.
see on nagu väga meeldiv ja eriti meeldib on veel see, et kui õhtul kell 4 raetakse reka vilakones, et siis täiesti müstilisel kombel on hommikul 8:30 masin meil Jüri esiduses ilusti olemas, et sellist asja ikka, kui meil enamus tarnijaid on Saksamaalt või USA-st, see on ainult unistus. Ja et kindlasti tänapäeval ei saa ära unustada ka seda, et mis siin nagu maailmas üldse toimub, et isegi kui me oleme nagu olemas ja teeme nagu kõik, mis on nagu meie võimsuses, siis alati see ei piisa, et kui ei ole võimalik seda osa saada, siis lihtsalt ei ole, et aga sellega muidugi jälle ei tohi ära unustada ka seda, et meil on nagu ma ennist mainisin, et 8000 villet on siin üle maailma laiali, et huvitav fakt näiteks Soome poole pealt. Soome on toodetud villesid kokku 3700. Ja Soomes on niiviisi, et nad peavad olema registreeritud. Ja siis siin selle aasta seisuga endiselt registris on 3100 villet. Et selles suhtes, ja kui me nüüd siis mõtleme, et esimesed on toodetud aastal 83, et masin on äärmiselt hea, mis nagu töötab, kui teda nagu korralikult hooldada, meil on olemas varuosad, kui kliendil on neid vaja, et siis see sama nagu sa siin mainisid, et tehas on lähedal siin Eestile, siis tegelikult ma ise näen, et meie varuosade nagu trump on selles, et me teeme ise oma teatud varuosasid. Et siin, kui keset talve näiteks siin on mitmeid juhuseid olnud, kui siin tugevad ja pikad talved, et siin kliendid ja operaatorid teevad pikki päevi ja ikka juhtub, eks, et siin mingid silindrid lähevad natukene kõveraks, siis piisab helistada meile, see on järgmiseks hommikuks kohal, kui on vaja, et ei ole siin vaja oodata, et kuna keegi tegema hakkab midagi, et selles suhtes, kui on vaja, siis see on võimalik. Et sellega olekski hea meie tänane vestlus kokku võtta, et Ville on, kuidas nüüd üteldagi siis, et Villet ostad endale kord elus või siis isalt pojale masin, et nagu Soome põhjal on näha, et praktiliselt kõik nad toimetavad veel edasi. Et suur tänu sulle, Rauno, ja soovid sa äkki lõpusõnaks ka veel midagi ütelda või tervitada või? Kõigepealt suured tänud, et kutsusite, et oli äärmiselt huvitav kogemus, et ei olegi varem sellises asjas osalenud, aga tervitama ma siin ei hakka, selles suhtes, et kindlasti tervitatavaid oleks nii Eestis, Soomes kui ka mujal maailmas, aga kindlasti ma soovitan kõikidele Ville huvilistel, kui te on messid ja värgid, et minge proovige. See on äärmiselt huvitav aparaat. Just, ja lõpusõnad siis ka minu poolt. Tulge meil siis Tartus toimuvale EPA üritusele, mis siis on 13–14 oktoober. Seal on meil väljas Ville 465. Lisaks on täiesti uue uudisena siis meil ka tellitud jaanuarikuusse uus Ville 475 Delta mudel, ehk siis juba, ütleme jaanuari lõpus kindlasti on meil võimalik Eestis tutvuda selle siis palju kiidetud ja tõesti palju mugavamaks, palju kliendisõbralikumaks, töötajasõbralikumaks muutunud Ville masinaga. Lisaks kuulake meie Vihuri Agri siis Targatehnika Kodu podcaste meie kodulehel, SoundCloudis ja YouTube'is. Et kuulmiseni!